valmis pakkuma uutele headele inimestele partnerlust, sest see on väikeettevõttes väga vajalik. On vaja pakkuda just, ma rääksin advokaadibüroodest, seal on kindlasti väga palju partnereid, ka sarnastes kommunikatsiooni ja reklaamiettevõtetes, et pakkuda seda partnerlust inimestele, kellega sa tahad seda veel 10 aastat koos teha. Et tekiks selline omanditunne, et nad suhtuksid sellesse firmasse kui enda omasse ja nad 24/7 esindavad seda. 24/7 on nagu selles mõttes halb termin, et tegelikult täna ei tööta enam peaaegu mitte keegi 24/7, sest inimesed 90 aastat oli küll ja lahe, ma töötan 12 tundi, ma töötan 16 tundi järjest. Tegelikult sa põletad ennast läbi, et katsu selle 8:30 ja kella 6 vahel oma asjad ära mahutada, pärast minna trenni või tee midagi, käi perega läbi. Et selles mõttes, kui sa lähed väsinuna koju tähendab ja teed mingisuguse kange joogipudeli ka veel lahti, et see on nagu hästi halb, et tegelikult, et sa pead ennast nagu vormis hoidma ja sa pead ennast vormis hoidma, sa pead tegema tervisesporti või tegelema veel mingisuguse hobiga, mis siin nagu su silmad särama paneb, sest ega tööpäevad ei ole võrdsed, tööpäevadel on palju rõõmsaid päevi, aga on ka murelikke päevi. Peamine nurgakivi on töö. Nagu ütles Jüri Mõis, et ma olen oma lastele eeskujuks hommikul, ma lähen tööle. Et kes kusagil kodukontoris midagi teeb, see ei tööta tähendab. Et sa pead minema tööle, sa pead tegema neid asju, sa pead tegelema klientidega. Meeskond töötab alati koos, ta võib küll, räägime üle Skype'i, ei räägi üle Skype'i, räägime siin laua taga, siin on laud, siin on tahvel, siin on dataprojektor, siin on arvutid, räägime need asjad ära siin, kuidas me teeme neid, et selles mõttes see, kui keegi ütleb, et kodukontor on lahe, siis ma ei usu seda tähendab, selles mõttes kodukontoris inimesed tegelevad muude asjadega. Töö käib kontoris ja siin ei ole nagu inspiratsioon, meeskond on siin, meeskond toetab üksteist, meeskonna saab küsida, kohe üle laua küsida, kuule, mul on see asi, et ole ütle mulle, et kuidas ma peaks seda tegema, kuidas ma lahendan selle küsimuse. Või võivad tekkida üksid välkideed koos vesteldes? Välkideed tekivad siin tahvli ees, me hakkame seda tegema, hakkame seda mõtlema, tekivadki kohe välkideed, sellepärast, et ise sulle võivad ka head ideed tekkida tõepoolest, aga kui sa oled kodus, kusagil istud diivani peal ja teed, see võib tekkida häid ideid küll, aga selles mõttes, et inspiratsiooniks ja sünergia tekkimiseks on vaja meeskonda, on vaja seda, et meeskond on koos, et meeskond arutab neid asju. Nagu ma tõin selle Jüri Mõise näite, et ta läheb igal hommikul tööle, eks ole, et selles mõttes, et ta läheb ühest keskkonnast teise, eks ole, kui sa oled seal, jah, selles mõttes, et kodukontoriga saab kulusid kokku hoida ja see on kõik väga tore, aga ma olen nagu mõnes mõttes, ma ei tea, kui elu pakub sellise võimaluse, ma pean kodus tööd tegema, siis tuleb seda teha, aga mitte väga pikalt. Mis kliente hoiab, helista neile, küsi, kuidas neil läheb, et neil ei ole aega. Neile tuled sa viimase hetkel meelde. Siis, kui on juba asjad halvad, helista neile, küsi endaga, käi endaga läbi tähendab, sest ka QGSM-il oli kunagi selline slogan, räägi inimestega, see on väga lihtne. Selles mõttes, et meile see toon on väga selline, inimesed loevad erinevalt sõnumeid ja võib-olla neile mõnikord ei meeldi seda sõnumit, ja see on seal võib-olla mõni kiiresti teinud ja võib-olla mõni trükiviga ka sees veel, ütleme, siis see ka nagu ei meeldi, et kindlasti tuleb helistada, et selles mõttes see on nagu, mis müüki puutub, ütleme, meiesuguste ettevõtted on tarvitanud telefoni müügi abi näiteks klientide juurde saamisel. See on üks hea võimalus ka, helistatakse ja küsitakse, kõigile sa ise ei jõua helistada, aga oleme tarvitanud seda abi, oleme saanud abi ja see on nagu väga hea. Ja üks asi on veel, et igast vanakooli nipid on näiteks sünnipäevakaardid, jõulukaardid, paberkandjal tähendab. Selles mõttes, et sa ei saadaks midagi meiliga, jumala pärast, et meile tuleb, mulle tuleb 100 meili vahest päevas. Üks tähtis asi muidugi meili puhul see, et siin jääb see asi alles. See, mida me rääkisime, jääb sinna alles. Kommunikeerimiseks mina soovitan ikkagi ka ühte võimalust, mis on meile arma, soovitan olla meedias, et selles mõttes, et teised näeksid, mida sa teed. Jah, mõnedel on ka selline arvamus, et kui ta meedias on, et siis on kindlasti kallis on ja niimoodi, või kuidagi, et ta on nagu pidevalt nagu pillis, et äkki on kallis ka, et äkki tema käest võtaks on ja seda teenust, aga see ei pruugi nüüd küll nii olla. Mind inspireerivad inimesed selles mõttes, et kui on toredad inimesed, kellega on tore koostööd teha, meil on siin praegu päris hea tiim, selles mõttes, kellega on tore koostööd teha ja kes nagu tahavad neid asju teha, see on nagu kõige suurem inspiratsioon. Asart tekib sünergia, tekib soov neid asju ära teha, sest asjad üksi sa pahatihti, sa ei jõua asju ära lõpetada üksinda. Kaasale inspireerib ka Facebook mingi määral, selles mõttes, et vaatad, mida teised inimesed teevad. See on lahe küll nendega rääkida, aga vaadata, mida nad nagu teevad, eks ole. Inspireerib see ka, et ma aeg-ajalt võtan ühel või teisel teemal sõna
meedias ise, ütleme arvamusartiklina ja siis lihtsalt see nagu inspireerib, et siis saad nagu sedapidi mõtteid vahetada. PR, suhtekorraldus, ta ei lõppe kunagi ära. Ta on selline asi, mis kestab ja kestab ja kestab, ta ei lõppe kunagi ära. Selles mõttes näiteks üritust on toredam teha, et üritus saab läbi, catering päev lauad kokku, on ju, surutakse kätte, öeldakse, tuli toredalt välja küll, teeme järgmine kord jälle, kõik lähevad laiali, aga kommunikatsioon PR-is ei saa kunagi läbi. Kliendi kulu ja oma tulu ka sedavõrd niimoodi optimeerima, et ta oleks nagu mõlemapoolselt oleks nagu vastuvõetav ja odavalt ei tohi teha. Asju ei tohi kunagi odavalt teha. Selles mõttes, kui sa odavalt teed, sa jäädki odavalt tegema.